Tere head inimesed, jätkame sealt, kus pooleli jäime ja muutunud on tegelikult ainult juriidiline keha, et me oleme poe eesruumis tulnud taha siia Skymotosse nüüd ja räägime siis rehvidest edasi, et siin on meie ees nüüd valik erineva kulumisastmega rehve. Just, siin on selline valik, mis on siis just alt ära võetud ja ma olen nad ritta pannud sellises toredas kas siis ebamõistusliku poolt mõistusliku poole või vastupidi rivisse. Ehk siis millal seda rehvi peaks vahetama? Kindlasti ei tohiks jätta seda vahetust sinnamaale, kus meil on näha erinevaid karkassikihte siin kenasti juba. Ehk siis põhimõtteliselt, kui see viimane katki läheb, siis ei olegi enam midagi järgi jäänud. Siis järgmine on see, millega on lastud samamoodi, ütleme nüüd kummikihi viimase piiri peale. Ehk siis mingist kohast on nüüd juba kummikiht läinud. Riiet veel ei ole ja... Jah, siin juba nibints-nabints on. Narmendab see just nimelt, et need on nagu selgelt rehvid, mis on üle normi kulunud ja tänavaliikluses raudselt ohtlikud, sest et kujuta ette, kui sa sellega jääd korra märja peale ja siis proovid nagu pidurdada selle riidega mööda märga asfalti, siis ega sealt väga palju tulemust ei tule. Sellega iseenesest vist veel sõidab kuskilt rehvipõletus rohkelt ürituselt koju ära? Jaa, seda küll. See on siuke tõesti koju ära sõidab, on ju. Aga ütleme nii, et selge on see, et kuskilt tehniliselt ülevaatuselt sellega läbi ei saaks ja kui politseionu või politseitädi kinni peab, ega ta ka väga hästi selle peale ei vaata. Ja tegelikult minu silmis on kõige olulisem see, et see asi ei ole teiste liiklejate suhtes kuidagi moodi turvaline, kaasa arvatud iseenda suhtes. Siis on siin üks siukene rehv, mis on keskelt kulunud eriti kanti ära. Tegemist ongi nüüd meil sellise kahesegulise rehviga, kus siis on täpselt näha selle segude piirjoon. Ehk siis meil on keskelt kulunud ära, siis siit, mis mööda maad nii palju ei käi, on jäänud seda mustrit rohkem järgi ja siis on kulunud siit kandi kõrvalt seda pehmema segu algust juba ära. Nii et selline kaheseguline rehv on täiesti normaalne, kui ta kulub selliseks ja ütleme nii, et see on vahetatud veel enam-vähem õigel ajal või siis tsipa peale õiget aega. Aga sellisega iseenesest kannatab sõita, ega ta ju just midagi väga ohtlikult ei ole, lihtsalt see kurvi minnes on võib-olla mingisugune väike jõnks. Jaa, just nimelt, et kurvi minnes tekib tõepoolest siit juba jõnks ja keskel on ikkagi taaskord jälle täiesti sileala, kus ei ole enam mingisuguseid mustrijääke, kuigi tegemist on Bridgestone'i PT021-ga, kus ka originaalis ei ole keskel mingisuguseid mustrijääke. Samas tundub, et see on juba omajagu kilomeetrit näinud ka. On. Mäletamist mööda omanik ütles, et see on 16 000 läbi sõitnud. Nii et täitsa mõistlik läbi sõita. Ja viimane on siis rehv, mis on hinnanguliselt vahetatud täiesti õigel ajal. Siis mida tähendab rehvi vahetuse õige aeg? Õige aeg tähendab siis seda, siin on näha kenasti kulumispiirimärk. Ehk siis siia mustri põhja on tehtud sellised kõrgendikud ja kui see kõrgendik saab siis tasaseks selle rehvi ühtlase kulumisastmega, täpselt nii nagu autorehvi puhul, siis tuleb see asi ära vahetada, siis me oleme jõudnud viimase piirini. Ehk siis praegusel hetkel on siin veel keskel olemas mingi kummikiht, mis tähendab seda, et üle terava graniidikivi sõites ei lähe see otse läbi karkassi kuidagi moodi. Nii et sellisel astmel võiks siis rehv vahetada. Siia märkuseks juurde. Soomlased, ütleme nii, siuksed viisakamad soomlased või siis enamus selle riigi motoriste sellisesse kulumispiiri kunagi oma rehve ei lase. Siis mul on käinud siin palju soomlasi rehve vahetamas ja ütleme nii, et kui soomlane vahetab rehvi ära, siis selle rehvi, mis me sealt alt ära võtame, me eestlasele südamerahuga poole hinnaga veel maha müüa. Võiksime. See on iseenesest veel selline rehv, kuhu ütleme selline tavaline inimene hea meelega lõikaks siia keskele saadnukene veel sälke sisse ja töötab, sest ääred on ju kõik tegelikult puhta korras ja mis see salata, võib-olla olen ka ise sellist kasutatud rehvimootorit alla pannud. Üks asi, mis on nüüd muideks muutunud aastate jooksul, on see, et enam ei tule teenindusse selliseid, enam ei ole see kasutatud rinkarehvi teema väga aktiivne, et neid kõvasid kuubikuid, mis on korra lastud kuumaks 80 kraadini või rohkem, neid enam väga palju alla ei panda. Aga kui sa lõikamisest räägid, näed, siis sul on üks siukene kunagine meie eksperimendi doonor siin olemas, mida on taaskord ülihea kaamerasse näidata, ehk siis seda rehvi on meil järgi rohkem. Siin meil ei ole veel kulumispiirini jõudnud rohkem kui seda.
ja samas, kui sa nüüd vaatad, palju siit on jäänud seda reaalselt sinna selle karkassini, võrreldes selle originaaliga, alguses on ta olnud nii pakse. Mingit millimeetrist soont ei ole mõtet siia lõigata. Just, millimeetrist soont ei õnnestugi nagu väga lõigata ja sa ei saagi oma seda rehvilõikurit võib-olla siis millimeetri peale orgunnida, et ta sul sinna karkassi veel sisse ei läheks, sest et see rehv on ju kulunud ebaühtlaselt, ta ei ole igalt poolt nagu võrdselt. Uuena ta on igalt poolt võrdne, aga kasutatuna on ta jah, selline ebaühtlaselt kulunud. Nii et kellel on see lõikur olemas või see vana lasteaegadest pärit põleti, siis sellega ei ole mõtet naljalt jamama hakata. Ei, see rehvilõikur on pigem siukene, ütleme, võistlusspordi teema, pluss siis ütleme veoautorehvidele, kuhu siis lõigatakse lisaks ja see sinna kanti. Nüüd, mida veel, mul ei ole kahjuks ei jäänud järgi ühte doonorit, mis kevadel käis, üks inimene oli ostnud endale ise rehvi ja siis kodus ka vahetanud. Tõenäoliselt ütleme nii, et maakohaga tegemist ei ole eriti lähedal mingisuguseid rehvitöökodasid, kes oleks nõus tsiklirehvi vahetama. Ja kodanikel ei olnud ka rehvieeblit, kruvikeerajatega oli vahetatud. Nii et kogu see serv, mis siis õhku peaks pidama, see oli ära naksitud ja täksitud, nii et see rehv ei jäänud mitte kuidagi õhku pidama, et sai inimene osta endale teise rehvi veel, mille me siis peale panime ja see esimene rehv nii-öelda koolirahaks talle mälestuseks. Et mis sellel rehvil siis õhku peab, on see sama rant ja on see sama randi nii-öelda sisehuule. On siis see, mis peab seda õhku, nii et kui see siit ära lõhkuda kruvikaga või siis noaga, siis paraku ei ole sellel rehvil enam õhupidamisest juttu, et seda saab küll nii-öelda natuke parendada toorkummiga, aga see rehvi nii-öelda soon on ikkagi rikutud. Kas seda äärt on võimalik ära lõhkuda ka näiteks pingis või selles rehvi vahetuspingis? Seda äärt on võimalik ära lõhkuda ja tähendab, ütleme nii, meil on siin tegemist selliste nailonkatetega igal pool peale, mis siis on velgedele täiesti siukene leebe võrreldes siis metallkäppadega. Mida me veel teeme, on see, et kui tulevad uhiuued värvitud väljed, siis me paneme siia vahele veel viltlapid, et igaks juhuks veel tagada seda, et see nailonkäpp ei tee mingit täppi kuskile peale. Ja teine on siis see vahetuskäpp ise, mis on tsiklil hoopis teistsugune kui autol. Kuna tsikli väljeprofiil on teistsugune ja ka see rehvi rant on teistsugune, siis auto rehvi käpaga väga lihtsalt seda tsiklirehvi peale ei saa, ta lihtsalt ei hakka jooksma ja vastupidi, kui see tsiklikäpp jätta autole, siis ei pruugi teda saada sealt autorehvi nii-öelda serva tagant kätte ja ka see on nailonist, mis ei tõmba siis jutte valuvelgedele peale. Samas pean nii palju ütlema, et kui seda rehvipinki nüüd siin korra filmida, siis eilse õhtu viimane vend on toonud sellise suhteliselt sopase ja äkase ratta, nii et minu palve kõikidele, kes kuhu iganes rehvitöökotta lähete, siis paluks teha väike pesu oma ratastele ennem, sellepärast et see sodi, mis on teie väljaküljes, jääb siia nende nailonkäppade vahele, piisab, kui pisikene kivikene läheb ja jääb sinna kinni ja järgmise mehe väljad on rikutud, nii et me peame alati neid puhastama ennem. Aga jõuamegi oma jutuga nüüd sinna välja, kus me tahtsime jõuda, et kui laia rehvi siis ikkagi annab ühe velje peale panna. See on nüüd siin selles mõttes klassikaline näide nendest, kes tahavad panna laiemat, ehk siis meil on tegemist Suzuki XF-iga, millel on siis taga vanematel aastakäikudel 140, uuematel 7,5 või ütleme keskmistel 7,5 150 rehv ja värskematel on siis 160. Ja võt need 150, 140, 160 mehed tahavad, et änksam välja näeks, et neil on ju paik, et paneme siia 180 või 190. Siis see rehvi profiil on niisugune täiesti nagu mõistlik, kui sa siia peale vaatad, mina näen silmaga ära, kui on pandud vales mõõdus rehv peale. Siis kui me praegu hakkame kallutama, siis me jõuame ilusti siia piiri peale ja jalad, rauad hakkavad meil vaikselt vastu maad nagu puutuma. Me saame selle tagarehvi servani tegelikult puhtaks kallutada siin ratta alla. Pluss on see, et vastu maad, kui on õige rõhk, siis puutubki umbes selline ala, nagu siin sellel kahesegulisel rehvil oli näha. Nüüd igale väljele on ette nähtud tegelikult konkreetne rehv. Ja kui me siit välje pealt vaatame, siis kõikide velgede peale on stantsitud mõõte. Ehk siis nii nagu autoväljelgi 17-toline velg, diameeter siis,
ja laiusega 4,5 tolli. See laius on siis siit siiani selle välja laius. Ja sellele 4,5-sele väljale on siis ette nähtud 160 rehve. 170 käib 5 tollisele, 180 käib 5,5 tollisele, 190 käib juba 6 tollisele peale, nii et poole tolli kaupa sisuliselt see asi kogu aeg muutub. Et kui me nüüd siia võtame ühe rehvi ja paneme siia selle 180 või 190 siia välja peale ja vaatame, mis selle asjaga nagu juhtub meil. Samamoodi enduravälgedel. Enduravälgedel ei ole ta stantsitud sinna kodara peale, vaid on ta kuskil ääre peal. Kuskil ääre peal on ta kirjas, jah. Ja siit paneme. Ja paneme siia ühe toreda Pirelli Diablo 180 asemele. 180 siia asemele. Ehk siis, kui küsitakse, palju siia peale saab panna, kui laia ja kas hargi vahele sinna mahub, siis reeglina sellised 150 asemel 180 mahuvad kenasti sinna vahele. Küsimus on ainult selle asja nagu mõistlikkuses ja selles tulemuses, mida me nüüd kohe näeme. Ehk siis pealepanekuga ei ole selles mõttes probleemi, et vahest küll neid jäigemaid rehve peab siis kahekesi panema. Aga sellised pehmema karkassiga rehvid, nagu see praegu meil siin on ja lisaks veel kasutatuna, see, et ta siia peale alguses siuke imelik jääb, see on nagu esimene selline paigaldussündroom, sellepärast, et ta on pressitud siukse kitsa välja peale. Et vaatame, kas me siia õhu ka sisse saame. Jah, ega see 180 siia 4,5 peale nagu väga leebelt nagu ei lähe. Nii et näed, alati ei saa mõistluslikul meetodil. Ülesanne oli küll iseenesest lihtne, aga... Ülesanne oli lihtne, ehk siis rehvi me saime nagu välja ümber. Aga hetkel ei õnnestunud teda täis saada, jah. Kas uhi uus Michelin läheb siia peale? Ma pean tunnistama, et see tegelikult ei ole visuaalselt üldse nii äge ja lai, kui see... See on järgmine asi, mis ma tahtsin tuua, on supler. Ehk siis tegelikult selle sama kitsa välja peale paigaldades ei saa siit elu sees kätte 180 rehvi nagu profiili. Et heal juhul oleme me 150 asemel saanud siin laiuseks 160 kuskil. Ja mingi veidra sellise ballooni siia peale. Aga oluline selle juures on see koht jälgida. Ehk siis, kui ma ennem ütlesin seda, et me võime selle tsikliga kallutada kenasti kurvis, näiteks kui me läheme vale hooga kurvi, liiga suure hooga, siis ainuke võimalus, kuidas me saame selle kurvi mõistlikult veel tee peal läbida, on see, et me kallutame rohkem. Siis see rehv läheb enne alt ära, kui jalarauad vastu maad puutuvad. Ehk siis see koht, mis jalaraudade kokkupuutel vastu maad juba nii-öelda läheb, on siin ja edasi on tühjus. See koht on sisuliselt juba vertikaalne selle välja puhul. Nii et, ja kui me nüüd vaatame seda osa, mis siis vastu maad puutub, ka siit on tõmmatud see elu täielikult seeneks. Ehk siis laiem rehv selle kitsa välja peal kulub kiiremini, on kallim ja on ebastabiilsem. Kokkuvõttes nonsense. Ja ei näe ka visuaalselt siuke välja, nagu sa tahad. Visuaalselt on ta nagu siuke eriline, nagu sa ütlesid, banaan või seen või mis iganes on ju. Et kohe siukene inetu selline nagu disaini vääratus tundub see asi olevat. Jah, ja vot nii. Selline see elu ongi. Tahad teha head, aga välja tuleb midagi hoopis veidramat. Just. Seniks aga nägemist ja tehke siis rehvidega igasuguseid katsetusi. Jah, nägemist.